esmalt suured tähte toreda hästi positiivse vastukaja eest. Ma olen siiralt rõõmus. Nagu alkohol ei sobi kõigile. Me ei saa öelda, et alkohol on parem kui kanep või vastupidi. Kõik taandub isiklikule vastutusele. Nagu alkoholi tarbivad ka samuti igast valdkonnast inimesi. Eestis keskmiselt 1000 inimest aastas sureb alkoholi tõttu. Võrdluseks kanepi tõttu sureb 0 inimest aastas. Et kui me suudame alkoholi kohta teha teavitud... Mulle meeldib, et 0 inimest. 0 inimest. Et kaob ära must turg, teadmata kohast tulnud kanep, teadmata, mis asjaga need pritsitud on, millega need segatud on, kõik siuke jama kaob ära. 0 inimest. Oluline asi, mis tuleks meeles pidama, on see, senikaua, kuni leidub kanepit, senikaua leidub ka kanepi suitsetajaid. Kui me nüüd sõdime selle vastu, siis see on lihtsalt nagu ära raisatud potentsiaal ja energia, sest et üks pool sõdib, sursikulu, kõige lihtsam on see ära maksustada, teha korralik süsteemi, kardeti, et nüüd suureneb narkotarbimine. Tegelikult tarbimine ei suurenenud, ta jäi enam-vähem samaks, aga mis vähenes olid narkosurmad. Kui alkomaksud sõidavad Lätti, siis kanepimaksud sõidavad õhku ja mustale turule. Tänu sellele, et meil on must turg, on lastel palju lihtsam saada narkootikumi kätte kui näiteks alkoholi. Narkodiiler ei küsi lapse käest, kui vana sa oled või milline on su tervislik seisund, vaid ta lihtsalt müüb selle toote sulle. Rahvusvahelised organisatsioonid kui ka nii mõnigi riigijuht ning paljud riigid, sealhulgas USA ja Kanada, on oma narkopoliitikat muutnud. Seega mina ütleks, et Eesti on kanepi reformiga jäänud hiljaks vähemalt 10 aastat. Enam ei ole küsimus, kas me teeme selle reformi, vaid küsimus on, millal me selle teeme ja kuidas, ning selles osas ma sooviks näha konstruktiivset diskussiooni. No, Hando on ajud ära suitsetanud. Ei, nagu tegelikult, nagu, ma ei tea, ma isiklikult arvan, et tegelikult kanepi nagu legaliseerimine ja sealt tulenevalt siis selle maksustamine ei ole tegelikult halb idee nagu. Ma ei tea, ma ise ei tarbi, aga nagu mul on suht pohhui ka sellest nagu. Sest enamus inimesed, kes panevad kanepit, mingi tõmbavad kinni ära ennast ja siis nad on kuskil mingi toa nurgas, vaata mingi vaata. Et ma ei tea, mul on nagu selles suht pohhui sellest, see on nagu mingi, see on nii lampaine lihtsalt, et ma ei tea. Siis nagu terve riigi tasemel. Ning ajaloost pigem võiks riik siis juba teenida selle pealt ja alkomaksud võiks nagu allapoole tuua näiteks. Tuuakse siis nagu kriitikaks see, et aga nüüd on ju kuri Venemaa, kes tuleb meile kallale, et kas Venemaa siis ei ole meile ohuks. Minu vastus on ei, Venemaa ei ole meile ohuks, meie suurimaks ohuks oleme me ise. Kui peaks tekkima mingi konflikt Venemaaga, siis mina lähen räägin Putiniga. Küsin, mis Venemaa Lutšilas. Asja point on see, Ando läheb räägib Putiniga, et ma on lame, ära nussi meiega, ma on lame türa. Miks sa nussid Eesti Vabariigiga? Putin, ära nussi. Ma on nii lame, meile valetatakse iga päev, mees, ära nussi Eestiga. Mingi riigipea oli seal kohal, Euroopa riigipea tegi Putiniga selfisi. Ehk siis kokkuvõttes ta on inimene, kellega võimalik rääkida. Ma ei näe üldse põhjust, miks peaks teda kartma. Mulle ei tundu loogiline, et me ei ürita oma naabriga häid suhteid hoida, aga me üritame pugeda külje alla kellegile teisele. Pane Putiniga veits kuradi maffia. Ma tapp toon. Mis nussid mees? Kui on naabritega head suhted. Me ei ela enam 100 või 200 aasta taguses minevikus, kus Venemaa vajas akent Euroopasse. Tuletage meelde, et mõni aeg tagasi Eesti hakkas Venemaad survestama, mis lõppes sellega, et Venemaa transiit, mis läks seni läbi Eesti, organiseeriti väga lühikese ajaga ümber ning elu läks edasi, Eesti jäi 100 miljonitest ilma ja see kõik tehti selle nimel, et mingi vend sai bussiga koos selfit teha. Majanduslikus mõttes vajab Eesti Venemaad rohkem kui Venemaa meid. Kui meie seas on inimesi, kes tunnevad oma sisimuses, et sõjavägi on vale, siis ma ei näe üldse pointi, miks peaks neid sinna vägisi suunama või neid taga ajama. Ma olen nõus, et võiks olla mingisugune laager, kus õpetatakse nii-öelda ellujäämist, kuidas teha lõket, kõik siuksed asjad, aga... Kõige lihtsam asi, miks meil on vaja kaitseväge, kõige lihtsam asi on sellepärast, et need kuradi linnavurled ei oska isegi fucking puid lõhkuda. See on juba kõige lihtsam ja kõige kurvem asi, mida ma ajateenistuses nägin. Inimesed ei oska puid lõhkuda, saad aru?
tüüp paneb paku peale ja siis ta paneb käe paku peale niimoodi. Pöidla niimoodi risti üle umbes, vaata. Ja siis ta võtab selle kirve ja siis ta kuidagi, ma ei tea, teeb sellega mingeid putsis asju ja siis kuidagi lööb. No türa, seda on nii valus vaadata. Seal oli korduvalt. Türa, ma pidin oma ajateenistuse ajal, ma pidin 3 korda 60 minutit tundi andma, kuidas lõhkuda puid. Ja ma ei tee türa isegi nalja. 3 korda 60 minutit pidin andma õpet, kuidas lõhkuda puid, milliseid viise kasutada ja kuidas on OT, ohutustehnik. Väga vittus. Väga vittus. See on juba kõige nagu madalam punkt, miks meil on vaja ajateenistust. Mingid vennad ei suuda isegi türa puid lõhkuda. Siis kuhu me jõuame? Kas sulle saab ka see, siin ei ole järgi üldse valida? Ma ei taha burgerit. Ei, see ei ole burger ju. Kanafilee. Noh, mõtlena. See ei saa olla kohustuslik, see lihtsalt, tal ei ole seda sära ja seda jõudu selle asja sees, kui ta on kohustuslik. Ma toon näite, üks perekonnaliige, kes on suur raamatufänn, kui tema käis koolis, siis teda häiris kohustuslik kirjandus, kuigi ta luges väga palju raamatuid. Ta ütles õpetajale, et sorry, ma ei saa lugeda seda, sest see on kohustuslik. Aga õpetaja tuli talle vastu, ütles, aga okei, et võta sama kirjaniku mõni teine raamat või siis samast ajast mingi raamat, loe need läbi. Ta luges need läbi, talle meeldis nii väga, et ta otsustas lugeda lõpuks läbi ka selle esialgse kohustusliku kirjanduse. Ehk siis asja point on selles, et kui asi on vabatahtlik, siis asjal on palju suurem nagu jõud sees. Ning samamoodi ma arvan, et kui sõjavägi oleks vabatahtlik, siis väga paljud, kes praegu sõjaväest minema nihverdavad, tuleks vabatahtlikult ise sõjaväkke, sest et lihtsalt vabatahtlik on parem. Ja üleüldse mõelge, kui palju ressurssi ja aega me kulutame selle peale, et ühed nihverdavad sealt minema, süsteemitavad, käivad reisidel või maksavad sularahaga või mis iganes. Nüüd ta räägib Einar Kuusest, kes on Inglismaal praegu. Asjad on, vaata kõik kontod on kinni pandud, eks ju. Siin üks pool süsteem. Sest tal ei ole panka, tal ei ole telefoni, tal ei ole mitte midagi. Süsteemitab, teine pool süsteemitab, et nüüd seda venda siin peedistada või ajab teda taga seal mingi sõjaväepolitseiga. Täiesti mõttetu energia ja ressursi raiskamine. See ammu on aeg üle saada sellisest jamast. Kolmas teema, millest mina räägin, on valimissüsteem. Väga paljud on küsinud, et ma elan näiteks Pärnus või Mustamäel, et kas ma saan siin ka valida. Kahjuks ei saa. Meie valimissüsteem on tehtud niimoodi, et inimene saab kandideerida ainult teatud ringkonnas ning seda inimest saavad valida ainult nüüd samad inimesed, kes on selles samas ringkonnas. Mult on küsitud, et kui nüüd sind ei saa valida, kas ma peaks tegema sedeli katki, jätma valimata, kirjutama ikka sinu nime sinna või mis ma peaks tegema. Ma ei saa sulle anda nagu nõu sel teemal. Kokkuvõttes, mis me peame tegema, on see, et me peame selle valimissüsteemi ära muutma. Praegune süsteem on vähemalt 20 aastat ajast. Kulti, suurt tänud mees, ma kindlasti lasen su looga läbi, aga kuulame selle tähtsa video ära. Hando Tõnumaa annab meile tähtsat informatsiooni. Eestlane, ma esindan tervet Eestit, samamoodi kokkuvõttes ma olen maailma kodanik, sellepärast et interneti tulekuga on ära kadunud piirid. Ning nagu ma olen varem öelnud, siis Riigikogu valimistel peaks kehtima kõigil ühesugused reeglid. See tähendab, et üksikkandidaadil on samad tingimused sissesaamiseks kui selle erakonna kandidaadil. Ning üldse ma näen, et erakonnad on siuke kaduv nähtus, sellepärast et erakonda tegelikult ei ole vaja, kuna nii mõnigi erakonna liige on tunnistanud, mis ei ole saladus, et ta ei saa Riigikogus valida vastavalt enda tundele, vastavalt enda arvamustele, sellepärast, et ta esindab mingisugust erakonda. Ehk siis tuleks kehtestada üleriigilised nimekirjad, sellepärast, et praegu niimoodi, et inimene, näiteks Tallinna inimese kuhugile Ida-Virumaale kandideerima, lihtsalt sellepärast, et saada sealt nüüd mõned hääled, et toppida sinna kuhugile Riigikogusse, et see ei toimi üldse nagu. Mina näen, et tulevikus ongi rohkem üksikkandidaate. Ma tahaks meie maailm. Ja kui ma vaatan... Kotti, mida sina näed, kuna tulevikus, mida on türa. See ei anna meile mitte sittegi nagu infot selle kohta, miks me siin valima peaks. Läbi valimispettus, kui mina nüüd kandideerin. Mina seda ei karda. Samuti ma ei karda ka seda, et kui ma lähen Riigikokku, et siis mulle tehakse mingisugune kambakas seal. Ma olen täiesti kandideeriks. Tehakse valimispettus, et Handot mitte... Tehakse valimispettus, et Hando ei saaks Riigikogusse. Ma arvan küll, jaa. Sa ei saa elu sees kättegi neid kordi 4000 häält. Ausalt välja, kas maa on lapik või pall.
aga okei. Läheneme selle asjale niimoodi. Vaata, me kõik tajume, et miskit on siin nagu mäda, eks ju. Miks nad Siis peaks ju täna käima iga nädalavahetus seal mingid kiirlennud. Läheks nädalavahetuseks kuule. Ei lähe sinna mingil põhjusel. Samuti väga oluline küsimus, miks meil ei ole ühtegi videot kuu ega päikese varjutusest, mis oleks tehtud mõne satelliidi pealt või rahvusvahelise kosmosejaama pealt. Sükseid videoid ei ole olemas. Rahvusvaheline kosmosejaam on olnud orbiidil 19 aastat, nagu nad väidavad. Iga aasta on mitu kuuvarjutust või päikesevarjutust ja neid ei ole isegi ühte ainsat videot või? Sellega seoses ma nüüd pakkungi välja programmi Eestlane kuule aastaks 2020. Nimelt, kui USA president JFK 1961. aastal kuulutas välja, et 10. lõpuks me viime inimese kuule, siis oli kogu kosmosetehnoloogia, kosmosesüsteem täielikult laste kingades, sellepärast et NASA oli loodud ainult 3 aastat varem, aastal 1958. Nad käisid kuu peal, siis NASA oli kasutada arvutid, mis olid nõrgemad kui suvaline mobiiltelefon, mille saab osta trammipeatusest. Oma videokampaanias, oma valimiskampaania videos räägib lamedast maast. Yeah, way to win some votes. Me oleme ühe koha peal ja me ei liigu. Mina, kui me tahame tutvuma mu kodulehega, asjad. Need on need valitud inimesed, vaata. Need on nagu need inimesed, kes usuvadki seda kuradi lamedat maad ja kõike seda. Need on need inimesed lihtsalt, keda on mingi, ma ei tea, lapsepõlves on mingi kõrvale jäetud, vaata. Armastanud ja värki ja siis nagu ongi see. Töödust sultuludeklaratsioon tehtud V-kapparistid komerki Tonumaa-Riigikokku. Ja siis ongi lihtsalt see, et nad mingi proovivad kuidagi ennast nagu eriliseks teha või nagu nad arvavad, et nad näevad mingitest asjadest läbi. Mõtlevad mingeid asju välja.